Nii, olgu, siis tundub, et on kõik olemas. Tere! Mina olen Tõnis ja oma hariduselt juba mitu korda maininud, olen geograaf ja geograafiaõpetaja. Mina olen oma formaalse hariduse saanud Tartu Ülikoolist, aga mitteformaalse hariduse siis erinevatelt reisidelt, rännakutelt ja töökohtadelt. Et ma olen nii palju erinevaid ameteid proovinud pidada, mida geograafia haridusega saab teha. Et ma olen nii kulda otsinud, ametnik olnud, kui ka teinud kaarte regios ja välitööd. Nii et ma olen kõike teinud, praktiliselt. Esiteks, otsige välja oma telefonid ja minge, vaadake kõigepealt ära, mis mudel teil on ja siis minge sellisele aadressile nagu gsmarena.com. Ja mis meid huvitab, näiteks minul on selline telefon nagu Samsung Galaxy X-Cover Pro, mis on niisugune tööstuslik telefon, kuulikindel, põrutus ja mis iganes kindel, sest mul kippusid need katki minema. Ja meid huvitab see, et missuguseid positsioneerimissüsteeme teie telefon kasutab. Et kui te oma mudeli olete siia otsingusse sisse toksinud ja siis tuleb leida niisugune asi nagu comms. Ja näiteks siin, kus on GPS, ta ütleb teile, missuguseid GPS-i süsteeme ta kasutab samaaegselt. Minu telefon kasutab siis GPS-i, GLONASS-i, Galileod ja PDS-i süsteemi. iPhone'idel on seal ka see jaapanlaste oma. Aga see, kas kellegi telefon, kas te leidsite selle lehe ja oma telefoni? Comms, ehk siis siit alt vaatama, kus on see comms. Oma telefoni panite siia sisse, siis scrollite alla, comms ja GPS. Kas teie telefon kasutab veel mingisuguseid GPS-süsteeme peale nende näiteks, mis minu telefon kasutab? Vot. Mul on nüüd sama. Väga hea. Näed, meil on netis ka olemas inimesed. Väga hea. Miks see oluline on? On see, et me elame niisuguses globaalses ajastul, kus telefonid on toodetud globaalse turu jaoks ja peavad töötama igal pool. Positsioneerimissüsteeme on mitmeid. On USA-laste või ameeriklaste GPS, ehk siis Global Positioning System, mis oli siis kõige esimene militaarotstarbel arendatud ja pärast siis tsiviilinimestel kättesaadavaks tehtud. Sellega oli see asi, et ta töötas maru hästi. Mingi aeg oli, kui ta tehti avalikuks alguses, tal oli hästi suur viga, mis oli siis, kui meelega sisse jäetud. Ta oli 10-20 meetrit see koht ujus. Et te kunagi ei näidanud täpselt. See oli sellepärast, et vahenlased ei kasutaks seda ära. Ja mis siis teised riigid tegid, näiteks eurooplased panid seljad kokku ja siis Euroopa Kosmoseagentuur tegi Galileo, millest meil tuleb veel
Galileo siis on siis Euroopa ülene positsioneerimissüsteem, kus on ka lisaks see, et kui sa oled hädas, sa saad signaali saata satelliidile ja siis leitakse sulle lähim abi. Siis venelastel on GLONASS, hiinlaste Beidou, siis jaapanlastel on GPS-i üks edasiarendus, et nad on Jaapani kohale saatnud veel mõned satelliidid, et see GPS oleks täpsem. Ja indialastel on täitsa oma, sest et seal on nii suur klientuur, nii suur osa maast ja nii palju inimesi, et neil on täitsa iseseisev positsioneerimissüsteem. Targad telefonid oskavad kõike seda kasutada ja isegi samaaegselt, nii et teie telefoni näidatud positsioon on päris täpne. Lisaks, kui te tahate uut telefoni osta, siis see GSM Arena ütleb teile, saate võrdlusesse panna, et kui palju akut on, kui suur ekraan on, kõik need asjad, et see on väga hea interneti lehekülg. Aga mis kasu oli GPS-il vanasti? Mitte mingit. Kui need raamatud kirjutati, polnud sellist süsteemi olemas. Miks need raamatud siin on? See on selline põhjus, et kõikide vanaemad, teie vanaemad tõenäoliselt ka, olid hirmsad kogujad. Minu vanaisa luges hästi palju raamatuid ja minu vanaema ei visanud mitte midagi ära. Ja kõik need raamatud olid nagu lisasoojustuskiht korteris seinte peal ja nii ka need. Olid need seiklusjutte maalt ja merelt ja maailm ja mõnda, ehk siis erinevad reisikirjad. Ja siis ma mõtlesin, et ma loen need kõik läbi. Võisin kõik koju, pidin uue riiuli ostma, sest neid on palju ja kui ma samas tempos jätkan, läheb ikka üle 10 aasta veel, et kõik need raamatud siis läbi töötada. Aga mis seal põnevat on? Põnevat on see, et need on reisikirjad. Näiteks, kui esimene, mis ma lugesin, oli see tragöödia Põhja-Jäämerel, kus mindi siis esmakordselt itaallased selle dirižaabliga üle põhjapooluse sõitma. See oli polaarpäeval. Nad läksid ja nad kukkusid alla. Nad kukkusid keset merejää peale alla ja siis pidid ellu jääma. Ja neil oli näiteks ka see, et nad tahtsid nagu abi kutsuda, nad said ühe raadio tööle, aga kuidas määrata oma asukoht? Sest et polaarpäev, tähti ei näe. Ainukene viis oli see, kui pilved mõnikord mõnel päeval hajusid, nad said päikese kõrguse kätte. Ja kui nad päikese kõrguse kätte said, nad suutsid selle aja fikseerida, millal ta nagu kulmineerus. See oli nende keskpäev ja selle kõrguse horisondist sellega said nad laiuskraadi, kus nad on. Ja raadiosidega anti neile veel see Greenwichi aeg ja siis nad arvutasid välja oma laiuskraadi ja pikkuskraadi ja andsid selle siis edasi. Ja nad said teada, et nad triivivad, see merejää liikus tuule tombel ja neil oli iga kord erinev positsioon, kui need siis otsima mindi. Siis 50-ndatel oli see uurimislaev Vityaj India ookeanis. Seal on hästi mõnusad sihukest punapropagandat on sisse ära peidetud, kui te loete seda, et kui nad seal Austraalia sadamas käivad, et kuidas siis endised need valgekaartlased, kuidas need tulid neile mingisugust propagandat tegema, aga kuidas nemad nõukogude inimesed ei võtnud seda üldse kuulda. Et kõik sellised need ajastu mõtted ja sihuke ajupesu nagu käib sealt nagu läbi. Aga geograafilises mõttes väga huvitavad raamatud, väga häid kirjeldusi, kuidas toona elati ja maakera uuriti ja kõigile kättesaadavad. Kõigile raamatukogust võetavad ja õpilastele kantavad, et uurida ja kogeda. Aga kui me teeme teiega lihtsa harjutuse, ma olen teile välja printinud mõned tähistaevakaardid, mis on õhtul kell 9, need on küll eilse õhtu kuupäevaga, aga ka täna õhtul kell 9 nähtavad. Ja veebis olijad saavad sellele lingile minnes Heavens Above otsida ka selle kaardi, interaktiivse kaardi ja panna sealt sisse mis iganes, ma näitan, mis iganes kuupäeva nad tahavad.
ja vaadata tähtede seisu. Näiteks siin, kui me võtame Interactive Choice, oi, selle peale pidanud klikkima. Võime uuesti. Siis te saate praegusel hetkel taevas nähtava asja ja kui siit nii-öelda natukene tänase päeva 23. ja paneme õhtul kell 9, siis te näete, et ahah, näed, Saturn ja Jupiter on juba nähtaval ja te näete, kus on meil üks heledamaid tähti Vega ja meie nii-öelda tähtkujud, selle kaardi saate siis kätte. Aga teie jaoks ma olen välja printinud, nii et palun tulge laua juurde ja võtke endale igaüks üks leht. Ja teie ülesanne on, siin on kõik ingliskeelsed nimed peal nendel tähtkujudel. Selle võite ka, neid on mul ainult 3 tükki, aga saate ka interneti abi kasutada. Siin on kõikidel tähtkujudel on ingliskeelsed nimed. Palun kirjutage sinna eestikeelsed nimed. Nendest tabelitest on abi, aga paljusid te teate peast ka kohe. Vähemalt 5 eestikeelsed tähtkujude nime märkige sinna kaardi peale ära. Kas olete vähemalt 5 leidnud? No nimetage.
mis te saite? Jaa. Kirjak. Siis siin on karikas veel. Keegi sai karika ka? Või luige? Põhjamadu. Väike vanker, suur vanker. Selle Kassiopeia, jah, muidugi. Ehk siis eesti keeles ka vändatähed. Selle kuju pärast. Siin, kuidas see tähtede järgi navigeerimine käib, on see, et kui sa tead täpselt, tead enam-vähem kellaaega ja siis sa saad öelda, et näiteks, et taevasse Arcturus ka üks hele täht, et see jääb enam-vähem nagu lääne poole, et luigetiivad näitavad ida poole ja niimoodi saad selle siis oma suuna näiteks ära määrata, et mis suunas sa liikuda tahad. Aga seda peab kellaajaga hästi kõvasti nagu arvestama, sellepärast, et maakera pöörleb. Ja kui me nüüd seda kaarti edasi vaatame, siis me näeme, et tunnilt kõik need tähtkujud muudavad oma asukohta. Ja mis veel huvitav on, me näeme, et meil on planeedid, Saturn, Jupiter ja Mars, mis tulevad siis nagu nähtavale ja minutitest ei ole abi. Ja me näeme, et Mars tuleb hommikutundidel on niimoodi hästi kõrgel ja nähtab. Ja kuidas seda Marsi niimoodi kutsutakse, kui ta hommikul niimoodi nähtavale ilmub? Koidutäheks kutsutakse ka Veenus, mitte Mars, vaid Veenus. Veenus siin vahetult enne päikese tõusu ja Mars ka, ehk siis need tulevad siis nähtavale. Ja nii saab siis, see on see loogika, mille järgi siis tähtede järgi navigeeritakse. Ja miks ta on ka vajalik näiteks tänapäeval, on need satelliidid, mis kosmosesse saadetakse, ka nendel on tähekaardid peal ja kaamerad, mis vaatavad kogu aeg tähtede poole. Siis nemad panevad oma asukoha ka paika sellega, mis tähed neil parasjagu paistavad. Nii. Nüüd järgnevad pildid on võetud satilaost. Kas te olete kokku puutunud satilaoga? Satiladu on siis Eesti riiklik Sentinel-2 satelliidi piltide andmebaas. Ehk kui te siia lähete, te saate kõige värskemad tasuta kättesaadava pildid. Seal on põhimõtteliselt iga päev on ülelend. 20 pühapäevasel ülelennul Eestist suurt midagi peale ei jäänud. Siin 20. oli ka Kesk-Eestis kõvasti pilvi, aga näed, Hiiumaad saab näha, et kui te nüüd peale klikite, siis tuleb see kaart nii-öelda nähtavale ja te saate päris nii-öelda korralikult sisse suumida ja näete nagu väga värskeid satelliidipilte. Siit on hea igasuguseid põllutegevusi tuvastada ja samuti ka metsaraiet. Aga nüüd küsimus. Mis linn on pildil? Geograaf vaatab seda pilti niimoodi. Esiteks ta vaatab, et see on asula, suht palju rohelist ja et on teada, et on põhja-lõuna suunalised need pildid ja et Eestiga on tegemist. Näeb, et siin on teed, mis lähevad siit läände, põhja ja lõuna suunas ja ka siit itta läheb
läheb üks tee, millel on väga palju rohelust kõrval, et see võiks raudtee olla, sest ta läheb hästi sujuvalt ka. Sest tavalised maanteed keeravad, teevad järsku kurve, aga raudteed lähevad kuidagi sujuvamalt. Siis ta vaatab veel, et siin on üks järv, on ka palju pilvi, millel on varjud, need ei ütle meile midagi. Ja näeb, et põllud on kandilised ja suhteliselt korrapärase kujuga. See tähendab seda, et siin ei saa väga liigestunud maastik olla, peaks suht tasane maa olema. Et siuke Kesk-Eesti või Põhja-Eesti kant. Türi. On, Türi, jaa. See on Türi. Väga õige. Teine kaart teile. Geograaf vaatab, et Haapsalu, vaatab Haapsalu, jaa täpselt. Sõjaväe lennujaam tuleb siit välja, on Kiltsis, üldse lennuväli ja näeb, et linn, mis on siis nii-öelda 3 küljest ümbritsetud veega ja siin keskel on siis väike riik. See on 3. objekt. Geograaf vaatab seda, et see on vist mere või mingi suure järve ääres, aga kui ta on niimoodi põhja poole, siis peaks ikka pigem põhjarannik olema. Ei, Muuga sadam on siin. Hästi sügav vesi, siin on hästi palju raudteeterminali, mis on näha ja hästi suur maantee, mis siit kõrvalt lipsab, on siis Narva viiv tee. Ja siin siis Pirita. Aga mis siin nurgas on? Pirita purjespordikeskus, et kui te nii kõrgelt vaatate, siis ei tundugi nagu midagi erilist, aga kui me natuke lähemalt vaatame, siis me näeme, et tegemist on raketikujulise kompleksiga. See ehitati, et siin on need stabilisaatorlavad ja siin on see raketinina, raketikuju. See ehitati Moskvas toimunud olümpiamängude rekati ajaks. Need väga palju Tallinna ehitisi ja see ka promenaad tehti korda, mis see Piritale viib. Ja see pidi siis maailmale näitama, kes seda kosmosest vaatasid, et näed, Nõukogude Liidus on kõige kõvem kosmoseriik. Meil on isegi purjespordikeskused raketikujulised. Et see oli siis selline nali. Et geograafid üldse, kes palju kaarte vaatavad, näevad selliseid mustreid, võivad veel tabada. Tihtipeale on ka, kui on mingisugune majade planeering tehtud kuskil Pärnus, näiteks kortermajad, siis te näete seal, te võite sealt mingisuguseid mustreid ära tabada, mida siis planeerijad on tahtnud teile edasi anda. Nii, siin on üks järv, keset Pühajärv, õige. Kuidas geograaf seda vaatab? Ta vaatab niimoodi, et sellel järvel on hästi sopistunud. Miks ta peaks nii sopistunud olema? Üks põhjus võiks olla sellepärast, et seal on hästi suur kõrguste vahe, seal on künkaid ja need künkad on kõik ebakorrapärased ja selle tagajärjel see järv siis võtab selle teatud kõrguse nivoo kuju. Sama me näeme ka põldude puhul, et põlde on suhteliselt väiksed lapid, ei ole nagu Türi lähedal, sirged, mida on hea kombainiga sõita ja künda, vaid on siuksed väiksed lapikesed. Põhjus on see, et kui te künka peale tõmbate vaod alla, siis see vesi hakkab sealt voolama, uhab teil kogu selle pinnase sealt minema. Künkale tuleb alati risti künda need asjad ja parem on teha ikkagi nagu orgu need põllud. Et sellepärast me näemegi, et künkad järsemad pinnad on jäetud metsa alla. See on siuke üldine hea viis, kuidas aru saada, mis pildi peal on kujutatud, millist maastikku. Ja järvesi on hästi palju ja metsa ja väiksed põllud viitab siuksele künklikule Lõuna-Eesti maastikule. Ja Pühajärv aimasite õigesti ära. Nii, mis linn? Geograaf vaatab. Aha, nii mingisugune jõgi või kanal läheb läbi põhja poole. Siin on mingi helesinine asi. Aha, huvitav, kas pildi panija tahab mingit nalja teha siin või see on päriselt selline huvitav. Miks on
siin lääne pool see linn nii suur ja arenenud, aga ida pool nii vähe arenenud. Mitu silda on? 1, 2, 3. No, kuidagi vähe võitu. Huvitav, miks? Siin on suured rohelised alad. Siin on täpselt nii. Tegemist on Narvaga. Ja see on Narva soojuselektrijaam, kus nende tehnoloogia on siis nii, et nad ajavad põlevkivi ahju ja uhavad tuha välja veega. Sellepärast ka siis need settebasseenid on niisugused valge põhjalised ja siis seal põlemise järel tekib hästi aluseline vesi ja need jäävad ka nii helesiniseks. Nii et kui te kosmosest vaatate, siis nii ongi. Ja muidugi, kui on rongiühendus, näete hästi kumeraid teid, mida oleks siis lihtsam teha. Samuti raketibaasides on ka sellised sarnased teed, et kui on pikk rakett, mida on vaja viia, et siis ei murduks ära. Et siis on hästi lauged kurvid. Jah, veed ja täpselt nii. Narva on selline linn, mis on mitu korda puruks pommitatud ja kui ta nõukaajal hakati üles ehitama, siis siia ei ehitatud tüüpilisi eramu kvartaleid, nagu me igal pool Tartuski näeme. See on kõik kortermajad ja seda rohelust on siis võrdlemisi vähe siin ajalooliste bastionite juures veel näeme, aga enamus kortermajad. Aga see-eest on siuke palju daatšaasi, mis me siin jõe ääres näeme ja siis Narva jõe suur pool edasi minnes ka. Järgmine pilt. Siin on kujutatud üks linn ja see linn on kujutatud suvel, ehk siis kevadel, suve alguses ja sügisel. Mis me vaatame siin? Me vaatame, et siin jälle üks jõgi voolab siit läbi. Millegi pärast siin on siis ka mingi veekogu. See on Tartu, täpselt nii. See on Emajõgi ja Anne kanal. Ja see siin on valevärvi pilt. See on siis normaliseeritud vegetatsiooni indeks. See on üks väga laialt kasutatud indeks, NDVI, normaliseeritud vegetatsiooni indeks, mis siis põhineb sellel printsiibil, et terve taim neelab enamuse nähtavast valgusest ja vaid 8% peegeldab tagasi. See peegeldunud valgus, mida me näeme, ongi roheline. Päikest kutsutakse ka teinekord roheliseks täheks, sellepärast see rohelises osas, kui ta valgust kiirgab, see on üks kõige intensiivsem osa ja seda fotosünteesil ei kasutata, arvatakse, et see leht võiks üle kuumeneda. Et sellepärast seda osa ei kasutata ja see peegeldatakse siis tagasi. Ehk siis enamus neeldub, 8% peegeldatakse ja infrapunakiirgusest 50% neeldub ja 50% peegeldatakse. Ja kui üks taim või taimestik niimoodi käitub, näiteks Amazonase vihmametsad, mis on hästi rohelised, siis pannakse need valemisse, kus lähisinfrapunakiirgus miinus punane valgus, jagatud lähisinfrapunakiirgus pluss punane valgus, saadakse siis siuke indeksi number. Ja mida lähedasemal ühele, seda rohelisem. Kui ta on 0, siis ta on vesi. Ja kui ta on -1, siis ta on surnud taim või mingi tehniline keskkond. Ehk siis, mis juhtub näiteks sügisel? Sügisel juhtub, ma tõstan ennast siia poole. Sügisel juhtub niimoodi, et taimedel nii temperatuuri kui ka valgus päeva pikkuse tõttu hakkab seda fotosüntees ebaefektiivsemaks minema ja hakkab lakkama. Taimed hakkavad peegeldama ka kollast ja punast vastavalt seda värvi, mis lehed lähevad ja 30% juba langevast valgusest peegeldavad nad tagasi ja hakkavad neelama infrapunakiirgust ehk siis seda soojuskiirgust. Et seda teades ja seda valemisse pannes saame me siis, et tekib siuke suhtarv, et kui on nagu täitsa tehiskeskkond,
ja nii-öelda infrapuna neelab täiega määral ja valgust peegeldab järjest rohkem, siis vastus tuleb tal -1. Ja kui me nüüd seda kaarti uuesti vaatame, Tartut, siis me näeme, et näiteks Raadi lennuväli, mis on niisugune betoonasi, mis on hele, peegeldab nähtavat valgust palju tagasi, aga soojuskiirgust neeldab, on meil täiesti punasena siin näha. Samuti ka kõik teed, majad, katused, see Ropka tööstusrajoon, kõik on punane nii suvel kui sügisel kui talvel. Kui me vaatame nüüd, mis meil roheline on, siis me näeme näiteks, et Emajõe lamm on väga roheline. Siin on palju jõesetteid, hästi hea kasvukeskkond ja siin lammitaimed kasvavad, aga sügisel me juba näeme, et see hakkab kolletuma. Me teame, et see on nii suur ala, et keegi siin selles ulatuses niitmas ei käi. Pigem on see, et taimed lähevad nii-öelda kollaseks, kuivavad ära. Ja siit ka näeme siis, et kogu selle indeksi väärtus muutub. Siis me näeme ka näiteks seda, et varakevadel oli siin lennuvälja kõrval suur lakeala, kus taimestikku ei kasvanud. Kas seal oli ära niidetud või ära põletatud, me ei tea. Aga me näeme, et sügiseks, on oktoobris tehtud pilt, on see rohelust täis, et see hein oli sinna tagasi kasvanud. Sama me näeme põldudega, et kus on ära koristatud, näiteks siin on viljapõllud olnud ära koristatud, siin ta veel nii-öelda kevadel kasvab. Et seda nii-öelda kasutades saab teha ka palju nii-öelda põllumajanduslikku tööd või täppispõllumajandust. Miks ESA üldse need andmed või satelliidi andmed tasuta kättesaadavaks tegi, oligi ettevõtluse arendamiseks. Et tuleks rohkem kosmosetehnoloogiale põhinevat nii-öelda ettevõtlust. Need on kõigile tasuta kättesaadavad. Üks firma, mis on observatooriumist alguse saanud, KPZ, mis tegutseb Tartus ja üle ilma, nemad pakuvad täppispõllumajanduse teenust, näiteks see, et põllumehele, et millal vili koristada. See, et põllumees käib ise oma nii-öelda viljapõllu kõrval ja vaatab, mis seal servas toimub, see on hea. Ükski põllumees ei hakka keset saaki sõitma oma autoga sinna keskele ja seda keskmist osa üle vaatama. Selle jaoks on vaja seda ülevalt vaadata. Ja selle jaoks tulevadki siis mängu sellised teenused, ehk siis koostöös nii-öelda koos välitööga antakse siis hinnang, millal saaki koristada, mis osa rohkem väetada ja kus missugust võib-olla kultuuri ka kasvatada nagu järgmisena. Et selliseid kõiki neid asju saab teha siis kaugseirest pärit infoga. Ja neid filtreid või indekseid on seal samas satilaos veel. Lisaks taimkattele ka veeindekseid, need saate väga põnevaid värvipilte, millest siis järeldusi teha. Üks põnev keskkond, mis on nüüd kogu sama satelliit, samad pildid, aga katavad kogu maailma ära. Eelmine saate ainult Eesti, te ei pea nagu väga pikalt otsima ja ootama, kõik on ainult Eesti andmed, aga siin, kui te lähete EO browser ehk siis Earth Observation browser, tõstan ennast nüüd siia nurka, siis jõuate keskkonda, mis annab teeb teile kättesaadavaks kõik siis nende samade satelliitide pildid, aga üle kogu maailma. Ja nüüd see on ka eesti keeles. Et see on eesti keeles, kui te võtate hariduse mooduli ja panete eesti keeles, sisse logima ei pea, kasutajad tegema ei pea, siis saate te erinevaid pilte näha ja mis kõige parem, seal on erinevad teemad, case study'd, et kui teil on vaja mingisugust näiteks vulkaanide teemat, siis saate sealt nagu vaadata, seal on head näited. Näiteks üks näide, mis seal veel ei ole jõudnud, aga kui te teate, mis kuupäeval mingi vulkaanipurse toimus, lähete otsite üles ja saate kätte. See näiteks on eelmises oktoobril toimunud La Palma saarel, Kanaari saartel toimunud vulkaanipurse, kus siis hirmsal kogusel tuhka
tuli õhku, et satelliidipilt nähtavas valguse osas näeb teile siis välja selline. Meil oli üks astronoom oli seal ja ütles, et see eriti ohtlik ei olnud, aga nii palju tuhka oli, et kõik need peeglid, teleskoopide peeglid, seal on hästi palju teleskoope, kogu see Lõuna observatoorium on seal, et tekkis probleem, et ei saanud vaadelda ja need peeglid ei ole just sellised, kus te hingate peale ja siis käisega pühite puhtaks. Need tuleb ikkagi happega maha pesta ja uue alumiiniumkihiga katta, et vähemalt meie peegliga tehakse niimoodi. See on niisugune pikem protsess. Kui te vaatate kosmosest, vaatate, mis te näete, musta suitsu tuleb, siin on niisugust valget suitsu, siin on vist midagi vette voolanud, mingisugune, ei näegi nii hästi, mina näen. Aga kui te lülitate sisse infrapunase kiirguse vahemikku, siis tuleb teile välja see, mida silmaga kosmosest ei näe, aga väikse abiga näete. Need on need laavajõed, mis siis sellest vulkaanist hakkasid ookeani poole liikuma. Ja need juhendid, kuidas neid kõiki neid pilte nagu ise saada, on seal olemas ja seda saab ka õpilastele hästi kasutada. Need vulkaanipurskeid on päris palju olnud. Vot, see oli siis EO browser. Üks asi, kui me lähme nüüd kliimamuutuse juurde, on üks asi, mis kliimamuutust nagu vaieldamatult nagu esile toob, on merejää või täpsemini põhjapooluse ümber olev siis jääväli. Siin on ka üks õppematerjal, mis on siis SRO kodulehelt leitav, kus on näidatud ära, kus õpilasel tuleb siis välja selgitada, samm-sammult läbi minna see, et kuidas meil on miinimum jäätase on olnud 1981–2010 aastani, mis oli 2012. See on siis kõigi aegade kõige väiksem ja mis sellel aastal või mis on nüüd praegusel hetkel see jääväli. Et siit, kui niimoodi samm-sammult läbi teha, siis peaks igale ühele selgeks saama, et see jäähulk põhjapoolusel on vähenemas. Siit tulevad ka sellised aruteluteemad, et miks see on hea, miks see on halb. Maavarade uurimise mõttes, sest siin on see Jamali poolsaar, kus on hästi suured maagaasivarud. Siin on ka naftat all. See võimaldab siis nende maavarade ekspluateerimist, mis on võib-olla hea, võib-olla halb. Samuti pikeneb navigatsiooni hooaeg, nii et Hiina sõitmise jaoks ei pea enam sõitma läbi Suessi kanali ega ümber Aafrika, vaid saab ka põhja poolt minna, mis võiks meie tarneid siis kiirendada. Aga samas tekib oht meie sellele väga õrnale polaarelule, taimestikule, mis siin on. Kui üks naftaõnnetus peaks tulema, siis on seda pärast talve tulles, kui jäässe läheb väga raske koristada ja see võib päris hävitavalt sellele elule mõjuda. Üks huvitav asi on ka see, et te näete, et põhjapoolus on siin keskel ja jääb alati nagu Euroopa poolt vähemaks, aga Kanada arktilises saarestikus on seda alati olnud ja jääb ka olema. Üks põhjus on siis see, et seal on jahedam ja pigem miks on soojem, on siin, et meil tuleb siit soe golfi hoovus, tuleb siit sisse, mis soendab seda maakera osa või seda nurka siit põhja poolt, mille pärast ka jääd siis, üks põhjus, miks seda jääkatet vähem on ja rohkem siin Ameerika pool on. Et siin elavad ka usinalt jääkarud juba sarnasel laiusel, kus Eesti on või natuke põhja pool. Et siin jääb olema. Meie jäämurdja Botnica käib on viimased 3 suve vähemalt käinud siin jääd murdmas lepingu alusel. Et seda tööd nad ütlesid, et jääb ikka aastakümneteks, et hoida siit kaubateed lahti
selles piirkonnas. Nii et igale poole saab seoseid tuua. Nii. Üks asi, kes teist on kuulnud, et merejää on mage, et soolane vesi ei jäätu ja et jää on alati mage, et jääst tehtud vett võib alati juua? Natuke tuttavalt jah, kõlab. Sellel on oma põhjus, sest et tõesti, et soola on ju alati kasutatud jää sulatamise jaoks. Need soolakristallis või soolal ja veel tekib nii tugev side, et vesi lahustub seal ja sool ei lase veekristallil tekkida. Ta hoiab seda vett niimoodi koos, sest veekristall tahab natukene 10% oma ruumalat suuremaks minna, kui ta tekib, aga sool siis nagu takistab seda. Et sellepärast soolane vesi jäätub hiljem, püsib nagu kauem vedel. Ja mis selle soolaga siis tegelikult juhtub, on see, et kui merevesi, näiteks ookeanivesi, kus on 35% soola sees, ta jäätub üks hetk -2, võib-olla isegi madalamal temperatuuril, siis jääkristallide tekkimisel sool surutakse välja. Ja sool surutakse niimoodi välja, et see jää, mis tekib, näib meile säbrulisena või jääb siukse nagu pehmena. Et siit pildi pealt on näha. Et kui te tahate koolis seda proovida, siis ongi, tehke õpilastega soolalahused valmis, vastavalt siis mis merd te tahate simuleerida ja kallake näiteks toidu värvi peale. Ja näete, et kui on sile magedast jääst tehtud, siis see värv kuhugi ei kao, aga kui on siuke säbruline soolane jää, siis see hakkab see igale poole prakudesse tungima ja tekib siuke ilmselgelt näitab ära, et see pind on ebaühtlane. Meie ükskord või mina siin proovisin, tegin demo, tegin 3 merelahust. Ma tegin Läänemeri, mis on 5% ehk siis 1 kilogrammi. Vee kohta on 5–7 grammi soola, sõltuvad, kus osast Läänemerest te mõõdate. Maailmamere, mis on siis 1 kilogrammi vee kohta on 35 grammi soola ja Surnumere, kus on siis 400 grammi soola. Ja tegin need kodus valmis, panin sügavkülma ööseks, hommikutan välja, vaatan kõik jääs. Tulen siia, juhtumisi oli veebruar ja väljas oli -20 kraadi. Mõtlesin, mis ma ikka nüüd sügavkülma panen. Rõdul oli -5 kraadi. Mis nendega juhtub? Ja siis, kui ma lõuna ajal tagasi tulin, kui minu demo pidi algama, siis ma vaatasin, et Surnumeri täitsa üles sulan. Ainult vesi ja sool on põhjas ja maailmameres ookeanis on nagu üks jäätukk veel ulbib, aga Läänemeri oli täitsa jääs. Ehk siis mida soolasem, seda madalamal temperatuuril jäätub ja seda kiiremini üles sulab. Et siit pildi pealt on ka näha, et kui see pilt on tehtud, siis ta juba siin väga kiiresti tahab siin toatemperatuuril ära sulada. Ja kui te neid soolased lahuseid teete, mina töötasin Miina Härmas geograafiaõpetajana, siis ma tegin, see võiti kindel olla, et üks laps joob neid ikka, et proovib ära. Ja mis ta teada saab, et Surnumeri väga soolane on, et väga kibe. Aga see on raudpolt, et nii läheb. Keegi ikka joob. Ja mis kui need soolveekanalid tekivad, need on olulised asjad planktoni ja bakterite erinevate veeelustike hoidmiseks, mis siis säilivad. Siis kui teil on aega ja te viitsite õpilastega mökerdada, siis saate ka teha sellise väikse asja. Põhimõtteliselt, kui need valmis panna, saab need kõik asjad ühe tunni jooksul ära teha. On soolane vesi ja värviline jääkuubik sisse, magevesi ja värviline jääkuubik sisse. Ja mis te näete, on see, et soolane vesi ja mage jää ei segune. See mage veekiht jääb siia üles püsima.
Aga magedas vees seguneb see kõik ilusti läbi ja on ühtlaselt roheline. See on ka siit tuleb väga huvitavad asjad välja. Näiteks, et kui vesi jäätub ookeanis, Põhja-Jäämeres, siis see alumine jää all olev kiht on hästi soolane ja hästi külm. Ta on just ei ole veel nagu jäässe läinud, aga ta on miinuskraadides ja mis temaga juhtub? Ta on ümbritsevast asjast palju tihedam ja jää tekkides hakkavad külmad veevoolud allapoole vajuma ja nii tekivadki külmad hoovused, mis siis jõuavad ookeani põhja ja hakkavad lõuna poole rändama. Ja see panebki selle nii-öelda konveieri käima. Ja üks asi, mis meile ülikoolis räägiti, kui mina õppisin, oligi see, et kui nüüd kliima peaks soojenema, näiteks kogu Gröönimaa jää peaks ära sulama, siis tuleb nii palju magedat vett ookeanis, külma magedat vett, mis võib selle konveieri sassi lüüa. See on siis üks võimalike stsenaarium, mida keegi ei tea, aga parem on ära hoida. Ehk siis, et hoida seda kliimamuutust nagu minimaalsena. Siis see asi imelihtne, aga kindlasti märkate, et mõni õpilane ikka suudab eksida, et kui merejää surab, siis veepind ei tõuse, aga kui sulavad liustikud maa peal ja voolavad merre, siis veetase tõuseb. Ja meil üleüldse on maailmamere taseme tõus on olemas, aga suurima efekti sellele annab termopaisumine. See tähendab seda, et kuna 70%, üle 70% planeedi pinnast on vesi ja kui selle temperatuur natukene tõuseb, see kõik paisub. Selle tagajärjel siis tõuseb maailma mere tase märgatavalt. Ja lisaks sellele muutub ka happelisemaks, sest et soojem vesi mahutab või võib rohkem happeid sisaldada ja sellega siis ka ennustatakse, et teatud kraadi tõustes hävivad korallrahnud, näiteks suur vallrahu, mis Austraalia külje peal on, et igasugune veetemperatuuri tõus mõjub sellele hävitavalt. Nii. Olemegi jõudnud selle kasvuhooneefektini, mis siis meie seda ilma ja kliimat kõige rohkem mõjutab. Kui kasvuhooneefekti ei oleks üldse, siis meie maakeral elu ei oleks. Meil niipea, kui tuleks öö, jahtuks meil maa nii palju maha, et igasugune elu, nagu meie seda tunneme, saaks eksisteerida ainult maa all. Et see, et meil on kasvuhooneefekt, tagab siis selle, et meie maakera keskmine temperatuur jääb sinna 15 kraadi juurde. Kas te teate üldse, kus meie päikesesüsteemis on kõige suurem kasvuhooneefekt? Ei ole. Veenusel. Veenusel on nii tihedad pilved, et seal pinnal on kuumem kui Merkuuril, kui sellel planeedil, mis on päikselõige lähedal. Ta on sinna 400 kraadi juurde läheb. Et Veenusega ongi see, et sinna on saadetud sonde, aga kuna seal on nii kuum, siis sealt elu ei otsita. Kuni nüüd üle aasta tagasi tehti siuke spektriline uuring ja leiti, et Veenuse atmosfääris leiti fosfaani, mis on siis üks elutegevusel tekkinud gaas ja seda gaasi tekitab elu ja nüüd ongi käimas üks projekt, on Veenuselt elu otsimise projekt, millega siis Mihkel Pajusalu meie majas tegeleb. Ja nemad on tulnud siukse geniaalse lahendusega välja, mille koodnimetus on helendav lima. Ja see töötab niimoodi, et kuna maapinnal ei saa olla, kuna seal on 400 kraadi ümber temperatuur, siis nad mõtlevad, et äkki Veenuse pilvedes üleval atmosfääris on selline koht, mis ei ole nii kuum ja nii happeline, kuna seal
Veenusel sajab ka nii-öelda väävel hapet, siis nad saadavad väiksed satelliidid, mis laskuvad Veenuse atmosfäärist läbi ja teatud kõrgusel avavad siis oma nii-öelda kapsli, kus sees on üks kile, mis püüab siis need atmosfääri tilgad sinna kinni, mis reageerib happele ja hakkab helendama, sest Veenuselt tagasi saata midagi on väga kulukas. Isegi Marsilt ei ole inimesed midagi tagasi toonud, ainult kuult on toodud materjali. Aga saata pilt sellest kilest, mis helendab või mitte, on täitsa võimalik. Ja nii tahetaksegi uurida seda atmosfääri sealt nii-öelda alla tulles, et vaadata, kas seal on sobilikke kihte, kus võiks elu olla. Sihukest asjadega tegeletakse. Nii et kui teil on niisugune küsimus, et kas seal võiks elu olla, kas mingil planeedil võiks elu olla või kuidas sinna saada, siis siin majas on inimesed, kes leiavad lahenduse nendele küsimustele. Aga üldiselt kasvuhooneefekt põhineb siis sellel, et tuleb päikeselt lühilaineline kiirgus, jõuab maale, soojendab maad ja siis sealt tuleb pikalaineline kiirgus, soojuskiirgus. Kõik ei haju maailma ruumi, vaid mingi osa jääb siia ja jääb tänu kasvuhoonegaasidele. Ja need kasvuhoonegaasid on siis veeaur, mis on üks tugevamaid, süsihappegaas, naerugaas, metaanosoon. Süsihappegaasi see kasvuhooneefekt ei ole kõige tugevam, aga sellest räägitakse kõige rohkem, sellepärast, et see on inimeste poolt toodetud ja seda annab vähendades siis fossiilkütuste põletamist. Ehk siis naerugaasil ja metaanil ja veeaurul on kõige kõvem siis see nii-öelda soojuskiirgust neelav toime. Meil väga sellest naerugaasist ei räägita, aga tulevikus hakatakse ka sellest rääkima, sellepärast, et see tekib lämmastikväetise lagunemisel. Ja lämmastikväetis on selline väetis, mida kasutatakse näiteks igal pool, kus taimi kasvatatakse, aga näiteks palmipuude või palmiõli saamiseks tohututes kogustes ja väetatakse nii üle, et enamus sellest läheb siis nii-öelda gaasina ülesse. Aga jah, sellest väga veel ei räägita. Ja osoon on ka muidugi kasvuhoonegaas, mida maa peal tekib, aga me räägime rohkem sellest kui ultraviolettkiirgust neelavast gaasist atmosfääris ja osooniaukudest. Tihtipeale õpilastel läheb segamini need, et siis tuleb hästi selgelt rääkida. Üks viis, kuidas seda õpilastega koos teha, on teha ise süsihappegaasi, panna see purki, termomeeter juurde ja lambiga soojendada. Mina tegin Rimi oliivipurkidest endale sellised katseseadmed. Need termomeetrid maksid vist ka rautas 1,36 ja kuuma liimiga panin need sinna korgi külge. Et seda oli väga lihtne teha. Ma ei tea, seda võib isegi lasta õpilastel endal teha, kui on aega. Ja siis ühte purki panna mitte midagi ja teise siis süsihappegaasi. Parem oleks muidugi, kui te saaksite seda süsihappegaasi ilma vedelikuta, ehk siis kuskilt süsihappegaasi šifoonist, et seda efekti tõestada. Et see katse tuleb tavaliselt välja. Ma ükskord panin vett ka teise purki, et oleks nagu mõlemas vedel, siis ei tulnud välja. Et siis see vesi on ka ju kasvuhoonegaas. Et siis ja isegi süsihappegaasist nii-öelda kangem. Et seda katset saab siis õpilastega teha ja mõte ongi selles, et kui purgis on lisaks õhule ka hästi suur süsihappegaasi sisaldus, siis see halogeenlambist tulev soojuskiirgus neeldub seal rohkem, läheb soemaks. Et sama juhtub ka maal. Mida vähem süsihappegaasi, seda väiksem efekt, see kasvuhooneefekt. Ja muidugi tabelid. Ma tegin seda katset, tegin õpilasteadusfestivalil, kui me rääkisime infrapunakiirgusest ja meil olid termokaamerad, me rääkisime punanihkest ja sellest James Webb kosmoseteleskoobist, aga see katse millegi pärast töötas. See oli õpilastele nii kodune. Tabel, mul on kell,
ma pean jälgima temperatuuri ja täiesti vastu vaidlematult vaikselt nohistasid teha ja kõigil tuli see nagu välja. Aga jah, termokaameraga millegi vaatamine, järelduste tegemine, kus ei ole sirgelt ära öeldud, mida sa pead nägema, kippus meil nagu lappama minema. Aga selline tabeli täitmine Eesti lastele väga meeldib. Ja siit tulebki graafik. Üks katse, mis me veel tegime, oli see, et plekitükkidega, musta värvi plekitükk ja hõbedane plekitükk, et kuidas nemad käituvad, aga see läheb geograafiast kaugemale, see läheb rohkem füüsikasse. Ja mis nad nagu leiavad see, et see läheb nagu kiiremini soojaks, seda teavad kõik, aga ta jahtub ka kiiremini. Et need graafikud tulevadki niimoodi, et see must tuleb kiiresti üles, kiiresti alla ja hõbedane läheb nagu hästi vaikselt, ta jahtub isegi kiiremini maha. Nii et see temperatuuri kiirgamine mustal kehal on ka suurem. Et lihtsate vahenditega saab päris huvitavaid katseid teha. CO2-st saab ka selles IO brauseris on olemas rakendused, sest ka Sentinel satelliidid mõõdavad seda CO2, mis atmosfääris on. Ja seal on ka erinevad case studies, kus saab siis vaadata näiteks Ghana juures, et kui palju siis süsihappegaasi seal on tulnud. Aga mis seal puudu on? Seal puudu on nagu see jutt, mis sulle nagu väga selgelt ära seletab, et sellepärast, et see on puudu. Seal peab nagu ise nagu mõtlema ja natuke juurde lugema. Aga siin näiteks on toodud süsihappegaasi osakeste arv, mis on siis maailmas registreeritud. Kõrval teemana. Meil on ka laenamiseks olemas siuke asi nagu õhukvaliteedi platvorm, mis on ESA meile andnud, et Eesti lapsed saaksid seda kasutada. Ma võin teile näidata. Kui te Taneliga üleval käisite, siis te nägite üks sinine kopsik oli seal maas, kus oli ESA peale kirjutatud. Täpselt samasuguse jaama saaksin ma teile anda kooli. See on, ma näitan kiirelt. Täpselt ta on siis, ta põhineb Raspberry Pi arvutil. Õpetaja jaoks on ta väga lihtne. Toitejuhe taha, õige asukoht sisse, mida ma võin ka ise panna varem ja siis kuhugi mõõtma internetijuhe taha või Wi-Fisse. Ja mis ta teile annab, on see, et esiteks siin on samasugused platvormid, mis on pandud üle Euroopa ja meil on pandud siis ka mõõtma. Üks on meil siin samas Tõraveres, mis mõõdab siis erinevaid, ma pean ennast, ei pea, mõõdab erinevaid asju reaalajas. Ehk siis, kus ma siit sain? Ma sain humidity. Ta mõõdab siis õhuniiskust, temperatuuri ja nanoosakesi. Kui palju on neid osakesi õhus? Osakesi õhus, lisaks siis lämmastik, oksiidi ja süsihappegaasi ja vingugaasi. Et neid ta mõõdab. Need andmed siit saab ilusti panna, et mida te tahate. Ma tõstan ennast jälle ära. Näiteks temperatuuri. Siis me näeme, et seal platvormi temperatuur on praegu, ta näitab see aeg, mis ta näitab, on siis see
Greenwichi aeg, et ta on siis mõne tunni erinevus, aga näitab, et seal on jah, ka 29,2 kraadi juurde läinud. Et oma kooli saate ka sellise üles panna, kui teil huvi on, kirjutage mulle, ma organiseerin teile. Meil on 2 tükki on praegu üle, ma võiks täna teile ühe kaasa anda, kui te tahate. Ja siis saab teha näiteks süsihappegaasi sisaldust, aga see peab õues olema. Selle jaoks saaks teha uurimustöösi ja erinevaid katseid nii-öelda. Ja samas saaks ka võrrelda seda teiste jaamadega, mis siis üle Euroopa on. Siia me panime loodusmajja ühe ja see töötab ka. Siit saate ka vaadata, palju loodusmajas temperatuur on. Selle me panime sinna katuse alla, sinna ei paista päike peale. See on vähem madalam. Vot. Ehk siis siuke õhukvaliteedi platvorm täitsa saadaval, et õpilased saaksid harjutada ja teha nii-öelda tööd. Nii. Nii, aga teile üks küsimus. Kui mõõta süsihappegaasi sisaldust atmosfääris keskmiselt, siis me saame ühe numbri ja see number varieerub ühe aasta lõikes. Tal on maksimum ja miinimum, justkui nagu saehambad. Trend on muidugi selles, et ta läheb kõrgemaks, süsihappegaasi sisaldus atmosfääris pidevalt kasvab. Aga millest tuleb see langus? Te vaatate siit, et 2003. aastal on süsihappegaasi sisaldus tõusnud, ühel hetkel hakkab ta kiiresti langema ja siis aasta lõpupoole hakkab ta jälle tõusma, siis jälle langeb. Millest tuleb need saehambad? Ja siin on ülemaailmne keskmine võetud. Millest see tuleb? Jah, teil oli õigus. See on vegetatsiooniperiood. Kuna enamus taimestikust on meie maakeral põhjapoolkeral, tähendab see seda, et kui põhjapoolkeral on 4 aasta aega, siis kui tuleb suvi, siis kõik taimed tahavad fotosünteesida. Fotosüntees on siis selline protsess, kus taimed võtavad vett, süsihappegaasi ja lisaks päiksele nad tambivad selle suhkrumolekuliks niimoodi. Teevad fotosünteesi kogu mõte teha suhkrut. Hapnik on kõrvalprodukt, mis lihtsalt eraldub. Ja nad panevad selle oma rakkudesse erinevate suhkrutena, tärklistena ja siis, kui tuleb talv, lehed langevad, siis seda fotosünteesi jääb oluliselt vähemus ka okaspuudel ja ka rohelistel teistel taimedel, mis on jäänud roheliseks. Ja nad hakkavad ise kasutama seda, et elus ennast hoida, seda sama asja. See tähendab seda, et nad ka emiteerivad süsihappegaasi. Lisaks muidugi ka see pidev põletamine, kütteperiood, fossiilkütused, need muidugi tõstavad seda jälle. Aga nii kui tuleb jälle kevad, hakkavad jälle krabama ja tegema fotosünteesima suhkruid, niimoodi toksima. Aga näete, jah, see trend läheb järjest üles, et see süsihappegaasi sisaldus kasvab. Taimedele ei ole sellest üldse hullu, nemad saaks suurema süsihappegaasiga hakkama, aga see kasvuhoonefekt ja see kliimamuutus, mis sellest tuleb. Ja kui me räägime kliimamuutusest, siis meil on üks üleskutse õpilastele. See on kliimadetektiivide üleskutse, kus siis, see on siis uuringuplaan, et kui te otsustate oma klassiga osa võtta, on siis selline lühike dokument, mis siis tuleb täita ja meile saata. Meil on kodulehel ka kõik
aga mis see siis on? See kliima ja kliimamuutus on selline asi, mida peab uurima ja mida meie proovime ka õpilastel huvi kasvatada ja just fookus on just mitte mingite kaugete korallrahnude vastu, vaid meie oma Eesti, meie oma kodukoha vastu, seal samal Türil, seal samas Pühajärvel, uuri oma kodukohta, kuidas kliima või kuidas ilm on muutunud. Ja selle jaoks on siuke tööriist, kuidas saada endale üks korralik uurimusküsimus, et kui seda võib kasutada ka muude nii-öelda probleemide lahendamiseks, aga selline, et samm-sammult liigud edasi, kuni saad siis hea uurimusküsimuse. Meil on, need numbrid võivad natukene muutuda, et millal need täpselt registreerimised on, aga üldiselt eelmise aasta najal, seda iga aasta natukene muudetakse, selle aasta täpseid arve meil veel ei ole. ESA pole ise veel suutnud ära otsustada, mida nad täpselt tahavad. Aga üldiselt on niimoodi, et septembrist novembrini ootame teie uurimustöid, ootame, et saadaksite õpilastega plaani, mida te tahate teha. Ja meil läheb umbes 10 mintsa üle, Heleri. Mida te tahate teha ja saatke meile. Ja meie teadlased vaatavad siis üle ja annavad tagasisidet. Mida siis uurida? Ilmast ja kliimast on mitu võimalust. Üks on siis võtta juba kogutud andmed, mida on hästi palju. Saate neid ilmateenistuse ajalooliste andmete kohta. On siin Tartu Tõravere meteoroloogia, hüdroloogia jaam, mõõtmisjaam. Selle andmeid on ja erinevate automaatjaamade andmed ka. Kindlasti teie kodukohale lähedal on ka mingisugune jaam, mis on säilitanud andmeid. Et ma arvan, et 10-15 aasta jooksu kohta saaksite kindlasti Exceli tabeli, kus iga teatud aja tagant on teil temperatuur, sademed, asjad kirjad. Et neid andmeid saab siis sealt. Kui neid kohe netist ei leia, kirjutage. Neil on terve osakond tegelikult, kes tegelebki sellega, et rahuldada inimeste teadmisvajadust. Ja neile meeldib ka väga, kui õpilased uurivad ja nad tulevad üldjoontes vastu. Ja kui ei tule, kirjutage mulle, meil on otseliin selle jaamaga siin, et me saame teile teie andmed, mis teil vaja on. Saaksite uurida sademete koguseid aasta lõikes, kuidas need muutunud on, siis temperatuuri muutusi. Üks asi, mis kliimamuutuste puhul on Eestis, on see, et ekstreemumeid on rohkem. Hästi palavaid ilmasi ja selle kestvus on nagu kasvanud. Et seda saaks uurida, iga õpilane oma kodu kohta. Et mitu päeva aastas on olnud, kus on olnud üle 30 kraadi temperatuur. Et seda trendi me näeme, et see järjest kasvab. Siis, kui tahta kasutada satelliidi andmeid, siis kaldajoone muutust, veetaseme tõusu. Siis on veel tormid, üleujutused, et ka neid saab uurida, kui olete kuskil mere lähedal. Muidugi, mis Euroopas on hästi suured küsimused, on põuad ja üleujutused. Ja need käivad käsi käes. Niipea, kui see taimestik on läbi kuivanud ja juured on hävinud, ei suuda ta enam seda kinni hoida ja nüüd, kui tuleb üks korralik sadu, siis see ujutab nii-öelda üle. Et neid videosi on ju palju tehtud, et kui on korralik tihe taimestik, siis see ülevoolav vesi voolab aeglasemalt ja imbub rohkem maa sisse. Aga kui ei ole, siis uhutakse kaasa. Jäägate vähenemine võiks olla üks uurimisteema, mida õpilased võiksid vaadata. Ja õhusaaste, ehk kas siis nende andmete põhjal, mis tulevad sealt õhu seireplatvormist, mis ma just näitasin, mis on praegu kättesaadavad, või siis ka ametlikult uuritud Eesti andmete põhjal. Ehk siis korralik uurimisküsimus, meetod, et kuidas, mida uuritakse, millal valmis saab,
esitage meile plaan, meie anname tagasisidet, kuidas seda natukene parandada õpilastele. Siis teine faas, et siis detsembris, kui te olete oma tagasiside saanud, hakkab töö peale, saab klassiga teha. Kogute neid andmeid, võite ka ise oma ilmajaama püsti teha. Kõige väiksematel on ka täiesti tavaline mõõta, teha oma ilmajaam ja lihtsalt mõõta mingi periood lihtsalt oma kodukohas andmeid. Teha seda kas manuaalselt, reaalselt teete oma selle kasti 2 meetri kõrgusele, valgete ribidega, sealt mõõtma või teete ka näiteks arvutiga. Otsite, programmeerite ja teete automaatilmajaama. Kogute andmeid ja siis võrdlete ja teete oma töö ära, kuni siis aprilliks saab valmis. Ja kolmas faas on see, et sellest tuleb ka tuututada. Ehk siis, kui õpilased on valmis saanud, siis hästi oluline on oma tulemusi jagada, teha video, teha poster, rääkida koolis, mis me teada saime, mis me õppisime. Ja sellest, kui teha ingliskeelne kokkuvõte, siis avaldatakse see siin Climate Detectives'i lehel. Et see viimane kolmas faas on inglise keeles ja need pannakse ülesse. Kui te praegu lähete vaatate, seal on imekihvte asju, mis on teinud näiteks Rumeenia lapsed, nendel see hullult läheb peale. Nemad tunnevad seda põuda ja üleujutusi eriti hästi ja samamoodi Hispaanias. Aga samas on ka teise klassi junsud Inglismaad, kes ongi teinud lihtsalt pannud termomeetri püsti ja mõõtnud. Et on ka nii tehtud. Et see praegune vanus on siis esimene klass kuni siis 15-aastased. Aga me oleme palunud ka, et kuna seda kaugseire, neid satelliidi andmed töötlus nõuab tegelikult rohkem nagu tarkust, et äkki pikendaks seda 18 aastani. Et meie oleme oma ettepaneku teinud, äkki nad nüüd muudavad, äkki seda saab ka vanematele teha. Et see oleks siis siuke asi. Ja miks mitte õpilasteadustööd ja festivalil esitada seepärast, et sama tööga minna samm-sammult edasi, et õpilased saaksid siis nagu eduelamuse, et kuidas neid asju tehakse. Siin on ka siis see näide, mida me teilt, mida tahetakse saada selle lõpparuandega. See on ka eesti keeles, aga kui inglise keeles teha, siis saab kohe selle panna kõrvale. Nii, ja siin on need viited nendele asjadele, mida ma kasutasin. Nii, on teil küsimusi tekkinud selle ettekande või minu ettekande kohta või üleüldse tänase päeva kohta? Oota, ma teen teist ka pildi. Kui te mul juba siin olete.